Jah. Eks siis tuleb. Tere, armas rahvas! Nagu te isegi arvata võite, on meil hea meel teid tervitada, kuigi nemad seda ei tee. Tere! Hei! Ja kuna mina olen siis meie ajakirja algjuurestiku alge, siis anti mulle luba mõni sõna öelda, enne kui siis põhimehed asja üle võtavad. Ja rääkida mõni sõna siis, kuidas meie ajakiri siis nagu sündis, milline oli meie ajakirja nagu eostamise hetk. Sünnist räägib siis meil teine mees. Alguse sai ta nõnda, et oli meil Jõgeval kirjandusring, ma veel Jõgeval elasin ja käisin seal usinasti, õppisin kõike, mida seal õpetati. Aga siis ma kolisin Tartu ära ja kirjandusringis väga enam käia ei saanud. Tundsin, et hakkan rumalaks jääma ja oli vaja midagi ette võtta ses suhtes ning kodanikualgatuse korras kutsusin siis kokku oma väikse kirjandusringi neist inimestest, keda ma teadsin, et kirjasõna veidi huvitab. Ja huvitab just ulme, sest Jõgeval oli selline laia profiiliga kirjandusring, aga meie siis keskendusime ainult ulmele. Siin on siis teine mees, kes meil oli seal ja siis oli veel 2 ennikest. No üks on seal taga, seal see pika habemega käsin püsti. Ja kirjutasime 20 minutiga, mõtlesime seal teemad välja, kirjutasime 20 minutiga loo valmis, igaüks lugesime ette ja siis kurjalt arvustasime, kui halvad need ikka on. Siis kirjutasime uue tegelikult, me küsime, kas 3 lugu vist. Õhtu jooksul me kirjutasime igaüks 3 lugu. Ja see koht oli ka sinu köök, kui sa ei maininud seda. See oli minu köök, kus oli umbes sama suur laud nagu seesin. Kirjutada just meeldiv ei olnud ja vahepeal sai teed keeta küll, aga hirmus tahtmine oli pidi ikka olema. Aga siis, ja kuna tundus, et see ei jää nagu ühekordseks aktsiooniks, vaid me tegime seda rohkem edasi, siis pakkus ühe hetkel Metsavana välja, otsis meile sponsori. Ja me tegelikult alguses tegime ka, proovisime ka kohvikutes teha, et see köök jäi ikka väga kitsaks ja siis me tegime ühes kohvikus ja teises ja kohvikut inimesed oli alguses üsna imestanud, et me eriti palju ei tellinud midagi, me ei joonud ja nagu moe pärast nagu mingi või 2 kes teed sai võetud ja siis istuvad ja kirjutavad ja irvitavad üle kogu selle ruumi nagu, et siis siis ega ette loetud seal, ma ei tea, kas ära ei julgenud ajada igal juhul. Midagi me ikkagi tellisime. Aga siis kohvikuks ka nagu kuidagi imeliseks jääme, et rahvas vaatas kuidagi kahtlaselt. Ja kalliks läks ka, sest seal pidi kalli raha eest ikka seal. Ja siis mõtlesin, et teeme minu töö juurde siis selle, et mul, kui siis direktorist vist üle, õhtul on meil suur koosolekusaal on mul töö juures vaba ja seal on pistikut ja vool, internetti ja kõik, et sinna mahub ju ikka hirmus rahvas ära, mingi 50 inimest vähemalt. Et seal on suur laud. Et tulge, aga meie kirjutamistuppa meil ruumi veel on. Kuna rahvas osa läheb ära ja osa tuleb, siis on meil seal nii hiilkaegu kui madal hetki, et ruumi ikka jagub. Et on üsnagi kõikuvalt, et vahel me oleme täitsa isegi Aguriks 8 olnud. Vahepeal on seal mingi üle 15 inimesi olnud, võib-olla isegi rohkem, et on täitsa tihkelt on laud täis ja pistikuvesasid jääb igalt poolt puudu. Et õnneks on meil ka mingid vanu arvutid, läpakaid, mida saab siis välja jagada neile, kel parasjagu endal läpakat ei ole. Aga on inimesed kirjutanud täitsa paberi peale, et kuidas nagu... No ma algusaegadel kirjutasime nad paberi, et meil läpakad üldse ei olnud. Et meil see köögi kirjutamine, kui see kohvikutes, kus ma oli, et meil oli ainult paberid olid. Aga siis, kui me hakkasime tegema nagu pikemaid lugusi, andsime juba aega enam mitte 20 minutit, vaid juba seal tund, poolteist, 2, siis oli nagu mugavam juba arvutisse toksida. Vot.
aga läks siis reaktorist rääkima, et meil tekkis nagu juttude üleküllus, et kogu aeg ikkagi on, iga nädal käib koos mingisugune 2 kuni mingi 15 inimest, siis neid jutte ikka tekib ikka kohutavas koguses tegelikult sahtlisse. Ja aeg-ajalt täitsa mõni õnnestub selline, mida võib ka teistele näidata, eriti seda tööd ka veidike selle tagasiside põhjal, mis nagu saab. Mida nagu julgeb näidata. Jah, et mida nagu julged ka teistele näidata, et iga lugu ju ei tule sellise töövereid, pigem vastupidi, et aeg-ajalt tuleb kus see töövereid, et siis võiks... No aga kui ütleme niimoodi, et isegi iga nagu mingi 5 lugu on nagu kehv, siis lõpuks ikkagi koguneb neid ühtesid häid lugusid ka ikka väga palju. Ja mingi 2 aastat koos veel käia või niimoodi või rohkem, et see on... Ja siis loomulikult pakkusime, väikese artikli kirjutasime Ulme ajakirja Algernon ja andsime ka mõned väiksed jutujupid tutvustuseks. Aga kuna Algernoni tasu on kõrge, mitte nagu meil, siis... No pudisime lati alt läbi nagu. Jah, et meie lood läksid siis mitte nagu juttudena, vaid artikli osana. Ääremärkustena põhimõtteliselt läksid, et sinna vaadake nüüd, mis asjad seal siis nad teevad seal nagu, et juttudena ei sobinud. Ja siis me mõtlesime, et no teeme siis sellist... Mingi veebi näiteks. Veebi, kus me saame oma jutte... Ja siis mõtlesin, aga miks siis nagu lihtsalt veeb, et siis juba ajakiri. Ja see mõte tegelikult küpsiski nagu valmis siis, kui me käisime siuksel meditatiivsel rännakul Kuru juurde. Ulme Kuru juurde. Et see oli hästi pikk sõit on sinna Saaremaale Jüri Kallase juurde. Tunde. Tunde, et see on 5 tundi sinna, 5 tundi tagasi. Et siis nagu selle mõtte saime suhteliselt küpseks sinna jõudmise juureks. Ja kui tagasi hakkasime tulema, siis me ülejäänud 5 tundi mõtlesime pealkirja välja. Jah, et mis selle ajakirja nimeks võiks saada. Ja vahetult enne Tartut siis pakkus muu hulgas välja ka selle, mis hiljem siis sai leidiski. Ja, et reaktor oli kuskil seal Viljandi juures nagu lõpuks sai välja. Enne seda oli, ma ei tea, mis iganes tuumakaamist oli alates kuni, ma ei tea, mingi tähesõda lasen enne juures. Ja nii ta sai, aga siis me mõtlesime, et me teeme siis juba parema ajakirja nagu ikka, et kui vanamoodsatest asjadest olid ikka parem olnud, kui Algernon oli selline traditsiooniline ja vanamoodne. Panetkad oli üsnagi hale, et tal oli see aadress kellegile meelde ei jäänud ja see kõik, kui seda üksinda tegi, nagu tundus nagu suurest halastuses, nagu ega väga ei tahtnud teda teha seal ja paistis ja siis mingit kujundust ei olnud, ühe pildi see artikli kohta panna, et ta oli isegi 90. koht oli ta väga algeline, nagu oli see veeb seal. Ja siis mõtlesime, et teeme ikka ilusasti, et pilt oleks palju ja kaanepilt oleks ja saaks mingid e-puubi ja PDF-i sealt tõmmata nagu numbrite kaupa, et oleks nagu ikka nagu moodne aadress oleks ka ilus, et oleks ikka, mõtlesime, et mis seal ennast tagasi hoida, et paneme kohe Ulme ajakirja paneme kohe aadressiks ka, et jääb lihtsalt meelde. Milleks vaja häbeneda ja jääb meelde ja... Seda enam, et reaktor oli ära ka võetud. Jah, see oli mingi tühi sait, ei saanud aru, kelle oma ta oli, aga midagi seal toimus iga oli. Jah, ja siis saigi selline lahendus, et vähemalt 10 aastat oleks kaasaegne, et siis on jälle, võib juba uus põlvkond tulla peale näpuga näitama. Naerda jälle. Vanurid. Jah, halastuses veavad seda reaktorit veel kuidagi moodi lagunema. Jah, nüüd oleks aeg juba mitte lihtsalt reaktor. Ainult 2-mõõtrid pildid. Siis on jah mingisugune, ma ei tea, cold food fusion midagi juba, et see on kujutate. Päikesepatarei võib-olla mingi öko-ulme ajakiri. Jah, aga kuna sai see ajakiri tehtud, aga kuna nagu teada, ainult humanitaarid ei saa mitte millegagi hakkama, nemad võivad ju kirjutada ja välja mõelda, et siis oli vaja ka nagu sellist kõrvaltööjõudu, kes oleks mingi reaalala inimene. Jah, siukest, kes oskab nagu ikka päris tööd ka teha, siis võtsime endale Sepa ja Korstapühki ja võtsime ka appi. Et jah, et laseme tal siis ka. Jah, räägi nüüd ka mida need sõnad nüüd. Tule puldi taha. Mina olen nüüd oma osa ära rääkinud. Sina oled puldi taga. Mina hakkasin kirjutama ja siis tõmbusin veidi kõrvale. No loodame, et see tuleb tagasi. Kestes, mis seal oli 2011 oktoobris see esimene number välja antud, mina tuli tegelikult alles hiljem. Kas sa kirjutasid valguses ka kaasa? Ma kirjutasin ühe artikli, kirjutasin logomängus küll, aga see pandi üles, ma vaatasin, lugesin, ütlesin, mehed, kurat, nii ei saa teha ajakirja. Kõik kohad olid igasugune komavigu ja muid asju täis. Sai see üle kasitud ja sai seal rookimistööd kõvasti tehtud. No sa tegid alguses PDF-e meile ka neid asju. PDF-i ka, aga lõpus enam ei jõudnud. Ja me oleme Mandiga üsnagi siuksed parandamatud
rahvamaalis, nagu see meie kirjastaja võib ka öelda, et me paneme koma, paneme igaks juhuks hästi palju, et nagu soolasupi sisse nagu, Teisega paneme alla seda võtta need komad ja paneme jaasete ise mugama. Vaba toimetamine on. Eks meil seda toimetus on meil olnud, püsigrupp on jäänud samaks, aga igasugu põnevaid inimesi on veel juurde tulnud. Tõnis näiteks seisab seal selle naljaka asjaga, mis tal kaela ümber on. Mingi rõõmuvõru. Jah, see on mingi kirjandus inimeste asi küll. Ei, see on Dr. Who, Goldhide are good. Okei. Ja tema tegeles, sa tegesid? Jah, tule siia. Ära häbel. Tõesti siia. Jah, tule näita nagu välja. Ma mõistan siia taha. Tema tegeleb meil senimaani väikest laadi juttudega. Ta küll käib koolis praegu, nii et... Ja ta oskab veel paremini komasid panna koole tegelikult, et see oli ka üks. Veel rohkem. Ta paneb veel rohkem neid, aga veel kummalistamisse kohtadesse. Kõigi sõnad vahele, jaa, aitäh. Ja aga põnevatest meeldudest on meil igasugu huvitavad asju juurde. Kui alguses olid uudised ja oli kroonika, siis nüüd on meil pildimäng. Jaan ja Jaana tegelevad sellega. Iga kuu auhinna jagame. Mõni kuu küll on siuke nullivoor, et tuleb lisareklaami teha, et teate mehed, nii ei saa, et mitte keegi pole arvanud, et keegi saad, üks vastus saate ka auhinna kätte. Mingi tipp on vist mingi 20 või isegi rohkem olnud, et on ka hästi populaarsed asju, et see on täitsa müstika, kuidas see vahel kujuneb. Osad on, jah. Ja siis ulmekuru Jüri Kallas on meile teinud ka artiklisarja näiteks ulmekirjast. Jah. Eks ta vaikselt üritab. Väga head artiklid, kui ilmuvad. Üle kuulutama. Viimasel muidugi lugudega on põud, et manpowerit on vähe lihtsalt. Et 3-kesi, 4-kesi ei jaksa kogu seda ajakirja ülal pidada ja ma ei kujuta ette, kui see Krikku seda tegi üksinda. Ei ole iga kuu, et tal tuli ju kontorist. Seda küll, jah. Eks me nüüd üritame rohkem illustratsioone lugudele saada ja muid siukest asja. Kas on midagi öelda? Ma tean, mis sa juba ütlesid. Kõike. Ma ütle midagi natuke veel, et sa võid öelda midagi näiteks nendes lugude toimetamise kohta, et lugude taseme kohta üldse või midagi siukest. Point küll ära. Algul ma ei teadnud, et saab öelda ei nagu tekstidele, mis saadetakse, nii et sellepärast ma algul toimetasin väga agaralt, hakkasin mingid 2 teksti esimeses numbris, mis ma toimetasin, sai samuti ümber kirjutatud. Aga pärast seda, kui neile sai päris agaralt kuulsin päris suurt kriitikat neile, siis ma enam ei viitsinud. Me oleme üldse väga vähe tegelikult ei öelnud, et see on mingi väga üksikuid asju, et meil on mingi keegi kunagi kirjutas, et kuule, kas siuke ulmelugu on kunagi üldse kirjutatud, siis pani hästi klišeeliku sellise üldse siuke väga absurdse nagu idee välja umbes, et maa kõrval on teine planeet, mida keegi ei näinud, sest nad on kiviajast alates seda varjanud igaks juhuks nagu. et ma kirjutan selle valmis ja siis te avaldate reaktoris, eks ole, siis mõtlesin, et ma ei tea, et see on natuke imelik ja siis tõin paar punkti välja. Ei, ma ei tahtnud teada, kas see loogiline on, et mõtlesin, kas kirjutan või kirjuta siis nagu. Kirjutad on. Ei kirjutanud. Veel ei ole kirjutanud igatahes. Jaa, üks asi tuli mul meelde, et sel aastal nägi ilmavalgus selline asi. Reaktori kogumik 2011-2012 lugudele, kus on siis minu Metsavana ja Aguri valitud lood. Palju neid siin oli? 20 pluss. 21 midagi. 21. Mingi 16 autorit vist umbes, et siin oli päris mitmelt on 2 lugu. Ja vaadates baasi arvustusi, siis väga kõikuva kvaliteediga. Öeldes ise siis täitsa normaalsed. Ta on täitsa üllatavalt on niimoodi olnud, et mõni lugu, mis on baasis väga kiruda saanud, on kuskil mujal keegi on öelnud, et see on väga hea lugu, et põhimõtteliselt on siuke mulje, et keegi leiab mingi 1-2 väga head lugu, mis teile väga meeldivad ja mis nagu kellelegi teisele ei meeldi. Ja siis kõik ülejäänud lood on nagu jamad, aga siis need lood ja siis nagu vastupidi, et see on... Eks meil oli Evaga ka, et miks see lugu tuleb, see on äge. Ei ole ju, on küll. Et põhimõtteliselt tegelikult
esimese sellise umbkaudu esimese aasta 2011-2012 peal koostatud. Sealt oli jah, 3 kuud tuli lisaks. Ja et ilmselt kui raha antakse ja lastakse nagu teha, et siis võib-olla teeme siis mingi 2012, 2013, 2014 peal ka siis, kui mingi hetk selle teise siis kogumiku. Et materjal on praegu juba piisavalt ikka ja materjali tase on ilmselt hea materjali. Ta on tõusnud ka tegelikult, et alguse materjal et ei osanud toimetada, paljud osad meile saata ja meil on tõlkelugusid ka nagu palju rohkem, et varsti võiks võib-olla lausa mõelda mingi eriti tõlkekogumiku peale või ma ei tea. Sellega tekib legaalselt küsimusi. Ja see on jah, aga või artikli kogumiku võiks tõesti. Fantaseerida ikka võib, aga just. Eesti riikide kultuurimitnike vantide käest toetusi. Me avaldame teie loo ja palun, makske. Makke, sa oled väga optimist, et tavaliselt käib see ikka vastupidi. Jah, see oli väga julge fantaasia. Sellest ma juttu ei avaldaks selleks ikka. Aga igastahes on väga tore nagu näha nii palju huvilisi, kui palju see saali mahub, kes võtsid nagu kohale tulla meie sünnipäeva tähistama. Meil on ka vist üks kingitus. On või? On jah. Okei, lahe. Ja tahtsin sihukest asja ka veel öelda veel enne, et kus sul kutt on? Ütle pärast. Et ma saan aru, et jutuvõistlus on nüüd ka siis enam-vähem vist kindel tulemas. Et me saime rahad, et siis tuleb Ulmeühingu ja kirjastus Fantaasia poolt siis koos korraldatud jutuvõistlus. Ja mis oskad selle kohta öelda? Head kirjutamist. Kirjutage oleme ja ilmselt siis avaldab ka neid jutuvõistlus tuleb nii Täheajas kui ka Algernonis, kui äkki mõne kehvema loo anname. Kuhu poetatakse? Jah, et vastu pidi, et reaktorisse ja Algeroni anname mõne kehvema ka äkki. Võib-olla Täheaga jääb midagi. Vaatame. Tähtaeg on siis aprilli algus. Ilmselt see Ulme.ee pealt ja Ulme.ee veebis saab nagu rohkem ja täpsemalt lugeda, et mis tähtajad ja kunaseks ja mida. Algernon ka tõenäoliselt kuulutava kes kui läbi. Jah, et neil on ilmumisaega üsna Kas Vaine Liider tuleb midagi öelda? Ma siis lõputaks ütlen jah, et siin juba tänast kõik, et kohale tulid, sellepärast, et just teie pärast me seda ajakirja üldse teimegi. Et oma ütleme saaks niisama ka hakkama. Aga me just lugejate jaoks, et fantaseerida võib jah. Et statistika meil seal ju väidab, et keegi ikkagi käib aeg-ajalt lugemas. Võib-olla te isegi palju käiakse kuus? Kuus ütleme kuskilt kuni mingi 5000 korda. Unikaalsed on umbes 2000-3000 ütleks. Et see on umbes nii palju siis, et umbes IP-de järgi. Et kõik võib-olla ei ole tunni ajas külast. Vahel on rohkem, vahel on vähem, see on üsnagi kõikuvad, näiteks kui see maailmalõpu lugu avaldus seal 21. detsember, jah, just, et mis on siinsamas esimene lugu, jah, et sellise, mis foorum see oli, see oli mingi see perefoorum, jah, et see meeletult arvustati seal ja kritiseeriti, arutati ja sealt tuli tohutult, et see oli niimoodi, et ma katsin graafikut ka, et mis tavaliselt on siuke väike jõng, siis see oli siuke šihukene ikka, et see lugu on nagu loetavuselt on ikka nagu kaugel kõigist ees, et see oli ikka meeletu hitt oli nagu mitte ulmemaailmast, murdis ulmemaailmast välja nagu siuke tavamaailmasse nagu, et paljud kirjutasid, et kas võib ka olla niisugune asi juhtuda ja siis kohe. See napilt enne maailma lõppu ka ju. Jah, just, väga hea ajastus. Mõtle, kui oleks detsembris seal avaldanud. No siis ilmselt ta oleks nii popp enam olnud võib-olla, et Jungs oleks palju väiksem. Kindlasti, jah. Suure tõenäosusega see kuupäeva otsing Google'is juba viskas selle jutu sinna ette. Tegelikult jah, kõik otsid maailma lõppu kuupäeva ja siis tuli. Sai jutu ette ja luges. Aga võimalik, et see perefoorum saaks arutada, mis jamad ajab, minul arvast küll midagi sihukest ei juhtunud. Aga nüüd enne, kui me siis anname sõna üle meie siis selle vaimsele kurule, kelle juures me käisime ja reaktori välja haudusime, võtame vastu kingitusi ja õnnesoove. Tore pank. Põlti ja, mul nüüd pikka kõnet pidada ei ole, aga teen lühidalt, et
et Nõo Reaalgümnaasiumi vilistajad tunnustavad ulme ajakirja Reaktor ja selle toimetust kodumaise teadusliku fantastika edendamise eest. Ja sellega seoses on mul üle anda 100% Eesti kapitalil põhinev küberpunk auhind Raudne Ratsu 2013, et palun auhinda vastu võtma kirjanik ja toimetaja J.J. Metsavana.